Tere sõbrad! Nagu näha, siis mulle on meeldima hakanud videote tegemine, kuna videod teatavasti edastavad rohkem kui 1000 pilti, eks ju. Ja millest ma täna rääkida tahan, on köömne tee. Nimelt olen ma täheldanud sellist tendentsi, et kui me käime laatadel, messidel, anname inimestele teed proovida, maitsta, siis köömne tee ületab absoluutselt kõik rekordid müügi poolest just messidel ja laatadel. Samas e-poes inimesed ei julge köömne teed osta. Ilmselt on see mingi kartus maitse ees, kuna köömne tee on väga, mitte ei saa öelda spetsiifilise maitsega, aga inimesed mõtlevad, et ta on niisuguse jubeda maitsega, eks ju. Kuigi tegelikult ütleme, köömen ja kanep sobivad väga hästi omavahel kokku. Et ta annab niisuguse mõnusa maitse koosluse ja tegelikult lisaks on köömned ju tervisele väga kasulikud. Et köömned ju tapavad viirusbaktereid meie kopsudest, eks ju. Köömned panevad ainevahetuse tööle, kellel on siis seedimisega probleemid. Köömned väljutavad gaase kehast ja ütleme, tegelikult kuna ta paneb ainevahetuse tööle, siis on ta ka super kaalulangetusviis, eks. Ja samuti praegu meie tagasiside põhjal oleme aru saanud, et ta võtab ka näiteks paistetusi maha, et kellel on näiteks keha on vett täis, ta ju viib kehast vee välja ja kellel on keha vett täis ja näiteks jalad on paistes, siis peale köömnetee joomist see paistetus läheb alla. Et aga milleni ma oma jutuga jõuda tahan, et ärge hinnake raamatut raamatu kaante järgi. Et see köömen võib hirmutav tunduda seal. Samas, nagu ma ütlesin, laatadel, messidel on see meil kõige minevam kaup ja praeguste viiruste hooajal on seda väga mõistlik juua. Isegi mina joon seda üldiselt ma õhtuti ja joon siis kas vaarika, mustika, mis iganes teed, eks ju. Aga kui ma tunnen, et mul on lõõrik kinni, ma olen rõgane, mul on vastik olla hommikul, eks ju, siis esimene asi, mis ma teen tööle jõudes, on köömne tee. Sest väga hästi teeb mu hingamisteed lahti. Samuti on meil tulnud tagasisidet näiteks astmaatikutelt, kes ütlevad, et köömne tee on ainuke looduslik vahend, mis teeb nende bronhid ilusti lahti. Ja siin ma keetsin ka kannukese teed ja ma ütlen ausalt, et minule meeldib köömne teed kõige rohkem juua sidruni ja meega. Panen sidruniga sisse, ta on super vahend tegelikult, mida praeguste viiruste perioodi ajal. Niisiis, ja muidugi, mina alati soovitan panna natukene mett. Ja mina soovitan panna alati natukene mett ja sidrunit, kuna köömen on ju ainukene vürts Eestis kasvatatav nii-öelda meie oma vürts, siis sidrun ja mesi toob selle vürtsikuse esile, et täitsa ta on sellise maitsega, nagu oleks natukene musta pipart raputatud tee sisse. Ja on hea maitsega ja soovitan teile ka, minge vaadake meie e-poodi. Meil on praegu soodushind köömne teel. Just selle jaoks, et ka natukene kartlikumad saaksid ära proovida meie köömne tee. Nii et minge vaadake järgi.